Tere hommikust! Olen Harald Lepisk, siin Egiptuses on praegu kell 7:30 hommikul ja ma tahan jagada sinuga põhjust, miks ma olen ärganud viimase 10 päeva hommikul kell 5:30. Kuigi puhkusel olles võiks ju tegelikult pikutada 12-ni välja, mõnuleda, tiksuda. Aga mis on see, mis on mind innustanud voodist välja ronima ja sellise entusiasmi ja hea laenguga tegutsema, enda päevi varakult startima? Nimelt juttu tuleb sellisest raamatust nagu Miracle Morning, mis toob meieni 6 harjumust, mille kaudu ennast hommikul käima tõmmata, mille kaudu enda looming jällegi tegude lainele saada. Iga hommiku märkan, siis ma kõigepealt lähen pesen hambad ära, seejärel ma joon klaasi vett, selle jaoks, et enda selline keha käima saada. Siis ma lähen lihtsalt istun voodi ääre peale ja olen natukene vaikuses. Lihtsalt keskendun enda hingamisele. Kui mingi üleliigne mõte tuleb, lasen selle lihtsalt ära minna. Kalibreerin niimoodi. Ei hakka kohe kütma, et mis mul täna on need vaja teha, need. Lihtsalt vaikuses. Ja siis kui esimene selline vaikuse tunnetus on käes, see mõnikord piisab poolest minutist, mõnikord kauem, ma näen, kuidas see on. Pärast seda ma lähen teen trenni. Antud juhul olen iga hommik käinud jooksmas ja teinud päikesetervitust, mida muidu olen ka nagunii kogu aeg iga hommik teinud. See on siis selline venitusharjutuste sari. Ja trenni tegemine hommikul, see, kes kõik jooksmas käivad, need teavad, mis tunne pärast jooksmist on. Et see paneb sellise eluvaimu käima. Kui ma jõuan tagasi enda hotellituppa, siis ma stardin sellise meetodiga, mille nimi on Morning Pages, ehk siis hommikupäevik. Sisuliselt ma võtan lihtsalt ühe A4 lehe ja kirjutan selle ühe poole täis ja teise poolega täis lihtsalt kõike, mis nagu pähe tuleb. Et kas seal on nagu mingid kurvad või rõõmsad, vahe pole mis mõtted, kõik, mis pähe tuleb, ma lükkan selle sinna lehele. See on nagu selline teraapia iseendaga, et sa nagu saad selle kõik endast välja ära. Pärast seda olen ma võtnud käsile enda afirmatsioonid. Afirmatsioonid on positiivsed jaatused või kinnitused, mingid sellised innustavad ütlused, mida endale öelda. Haarasin kaasa enda vihiku ja siia ma olen sättinud enda mõned sellised, mis ma esimese mõtlemisega välja kritseldasin. Erinevad kinnitused, näiteks, et creative ideas come easily and frequently. I am in alignment with my purpose and mission. I meet the right people and we have the right conversations ja nii edasi. On selline terve leheke. Ja neid ma loen sellise valju häälega endale hommikul ette, panen sellise keha liikumisega juurde ja tunnen seda head powerit. Pärast seda teen ma natukene visualiseerimist ja ma olen enda jaoks valinud välja mõned sellised võtmesuunad, valdkonnad, millest ma hoolin ning ma siis kujustan neid 2 etapis. Oletame näiteks, kui mul on üks suund on see, et kuidas mu ingliskeelsed kursused, e-kursused jõuavad väga paljude inimesteni, siis ma esimeses etapis kujustan, kuidas muudkui kasutajad tulevad ja inimesed kursuse registreeruvad ja tagasiside on vau ja kõik on, inimesed rakendavad õpitut. Ja siis selle sama visiooni juures teises etapis ma kujustan, kuidas ma hästi pühendunud ja hästi ägeda naudinguga ise neid kursuseid loon ja töötan selle kallal, et need saaksid valmis ja jõuaksid inimesteni. Ehk visualiseerimise puhul ta ei ole ainult see lõpptulemus, vaid ka visualiseerin ennast tegemas ja nautimas seda tööd, mida on vajalik teha selle tegemiseks. Ja visualiseerimise puhul olengi istudes niimoodi kuskil kujustan seda ja hästi rikkalikult tunnetan seda seisundit ja seda seal olemist, et visualiseerimine annab sellise emotsionaalse sideme ja viib mind nagu kontakti sellega, et mida ma luua tahan. Ja siin on mul siis erinevad suunad, on nad siis kas siis tööalased või perekondlikud või enda seisundiga seotud, mida endale kujustada ja võimaldada ja niimoodi mõelda. Ning veel, mida ma teen, on lugemine. Siis ma võtan mõne raamatu, mis mul käsil on ja lihtsalt loen vastavalt, kui hoogu ma satun ja püüan sealt midagi noppida, mida ma saaks täna rakendada teha. Mina muidugi tegelikult panen sinna veel igasugu asju juurde, veel spetsiaalset päevikupidamist ja muid asju, aga see raamat, millest selles artiklis juttu tuleb, on Miracle Morning. Ja siit raamatust pärinevadki need 3 harjumust, 6 harjumust, millest ma sulle rääkisin. Ja
see artikkel, mida sa praegu vaatad, annab sellise ülevaate kokkuvõtte sellest raamatust, mille põhjal sa tegelikult saad juba võtta ja hakata ise praktiseerima. Minu hinnangul siin raamatus oli üsna palju vahtu, seega see artikli kokkuvõte ongi võib-olla isegi parem variant, et siin raamatus ta ei lähe niivõrd süvitsi nende meetoditega, ta lihtsalt toob need välja, aga see on raamat, mis on väga paljudele inimestele korda läinud, väidetavalt kümnete tuhandete inimeste elusid reaalselt muutnud ja minu jaoks oli see väga hea praktika, millega enda puhkust muuta selliseks loominguliseks puhkuseks, tõeliselt käima tõmmata ja ma tunnen, et ma tahan sellega jätkata veel edasi pärast seda 10 esimest päeva, kus võib-olla mõnes mõttes on kõige raskem alguses, aga see on selline erakordne laeng, tunne, võimas feeling. Väga vähestele inimestele meeldib hommikul vara härgata, aga enamusele meile meeldib see tunne, kui me oleme hommikul vara ärganud, me tunneme seda kuidagi eriti head minekut sees ja tunneme kuidagi, et oleme midagi eriti vägevat ära saavutanud. Ja just see tunne, kui sa juba selle tundega oled enne kella 8 hommikul, nagu oleks juba päeva asjad kõik ära saavutatud, see on üks võimas tunne, millega liikuda, asuda tegule, luua enda erakordset loomingut. Seega ma soovin sulle vahvat avastamist selle artikli lugemisel, raamatu kokkuvõtte lugemisel ja julgustan sind panema seda kohe esimesel võimalusel praktikasse, proovima omal nahal järele ära ja vaatama, mis tunne on. Ning vaatama, kuidas sina tahad, mis järjekorras neid asju teha ja kuidas toimetada. Aga tõmba enda hommikud käima, sest imelised hommikud loovad imelised päevad.